Kiired uudised. Vene armee valmistab ette pealetungi niinimetatud kinnuste vööle Donetski oblastis. See hõlmab Konstantinivkat, Družkovkat, Slovjanskit ja Kramatorskit ja nad kavatsevad seda teha korrates lahinguvälja õhublokaadi taktikat, mis kahjuks juba töötas enne Pokrovski ja Huljaja poole vallutamist 2025 aastal. Sellisele järeldusele jõuti täna Sõjauuringute Instituudis. Samaaegselt purustavad Venemaa Föderatsiooni kindralstaabi kindralid juba 3. kuud järjest stormirünnakute arvu rekordeid, püüdes täita lubadusi, mis anti Vladimir Putinile eesmärgiga okupeerida kogu Donbass aasta lõpuks. Vastuseks sellele jätkab Ukraina Venemaa logistika süstemaatilist hävitamist. Viimase 2 ööpäeva jooksul on löögi alla sattunud Wildberrisi laod mitmes piirkonnas, naftabaasid ja esmakordselt suure supermarketi keti jaotuskeskus. Siin tasub kõik üksikasjalikult lahti seletada, sest venelased on juba hakanud selle teemaga manipuleerima. Vaatame läbi, nagu öeldakse, mõlemat rinnet, nii sõjalist kui ka logistilist. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame koos kõiki neid teemasid, kuid enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija poole, seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Alustame siis peamisest uudisest, sellest, mida Venemaa Donbassis ette valmistab. Washingtoni Sõjauuringute Instituudi andmetel Vene okupandid kordavad oma lahinguvälja õhublokaadi kampaania üksikuid aspekte, mis viidi läbi 2025 aasta suvel ja sügisel ning lõi tingimused pealetungiks 2025 aasta lõpus. Pokrovski ja Huljaipooli piirkonnas 2026 aastal viib Venemaa Föderatsiooni armee läbi sarnase kampaania, seekord sihiga Slovjanski ja Kramatorski vastu. Konkreetne olukord on järgmine. Vene armee ründab üha sagedamini Ukraina vedureid, mis on Ukraina relvajõudude logistika jaoks kriitilise tähtsusega. 2026 aasta juulis varustas Venemaa Föderatsiooni sõjaväeline juhtkond oma üksused 1000 Molnija tüüpi drooniga ja andis käsu tugevdada lööke Ukraina logistika vastu Kramatorskis ja ümbritsevates piirkondades. Samal ajal Sõjauuringute Instituudi andmetel vaenlane asus ründama ülekäike, mis ühendavad 2 võtmelinna agglomeratsioonis, Slovjanski ja Kramatorskit. Geolokatsiooniga video, mis avaldati 2. augustil, näitab Venemaa reaktiivsuurtükisüsteemi löögi tagajärgi, mis kahjustas tõsiselt Tšerevkivski silda Slovjanski idaosas. Selle venelaste taktika mõte on üldjoontes arusaadav. Selliste logistikasõlmede hävitamine on mõeldud selleks, et maksimaalselt raskendada Ukraina relvajõudude ümberpaigutamist ja laskemoona tarnimist enne maaväesete operatsioonide võimalikku aktiveerumist. Ehk siis Venemaa üritab esmalt varustusteed läbi lõigata ja alles seejärel jalaväerünnakule saata, nagu see oli enne Pokrovskit. Ja sellele tasub tähelepanu pöörata, et mitte korrata eelmise aasta lõpu olukorda. Samal ajal on venelaste edasiliikumise tempo endiselt äärmiselt aeglane. Sõjauurimisinstituudi analüütikute andmetel liikusid Vene väed 2026 aasta juulis edasi vaid ligi 38 ruutkilomeetrit, mis tähendab keskmiselt veidi üle 1 ruutkilomeetri päevas kogu rindejoone ulatuses. Ja just siin on kõige ilmekam näide. Vaatamata sellisele tühisele edenemisele püstitas Vene armee rünnakute arv Ukrainas juulis 3. kuud järjest rekordi. Seda näitavad Ukraina analüüsiprojekti Deep State arvutused. Deep State andmetel saatsid Vene kindralid juulis Vene armee ründama Ukraina positsioone 8000 korral. Miks selline olukord? Ettur, miks selline massilisus? Asi on selles, et Vene Föderatsiooni relvajõudude kindralstaabi kindralid lubasid kiilaspäisele idioodile Vladimir Putinile, et selle aasta lõpuks suudavad nad täielikult vallutada Donetski oblasti, kus endiselt on umbes 17% territooriumist, mis ei allu pesemata venelastele. Sealhulgas
50-kilomeetrise kindluslinnade vööndi, eriti Konstantinivka, Truškovka, Slavjanski ja Kramatorski. Ja Bloombergi andmetab. Vladimir Putin ei ole nüüd nõus piirduma ainult Donetski oblastiga. Ta arvab, et väidetavalt rikkusid USA Anchorage'i kokkuleppeid ja tahab täieliku kontrolli ka Zaporižia ja Hersoni oblastite üle, mis annekteeriti 2022 aastal. Samal ajal peab osa Vene sõjaväelastest Vladimir Putini nimetatud tähtaegu ebarealistlikeks ja arvab, et sõda Donbassi pärast, nagu nad seda nimetavad, võib venida isegi 2 nädala pikkuseks. Vahepeal jätkavad Ukraina relvajõud Venemaa enda territooriumil Vene logistika hävitamist. Alustame venelaste jaoks tagajärgede poolest kõige raskemast episoodist. 4. augusti hommikul ründasid Ukraina droonid Moskva oblasti Tšehhovi linna. Seal põlesid taas laod. Samal ajal rünnati ka suurimat logistikakompleksi Wildbergis Leningradi oblastis. Krasnoi Bori asulas, mille pindala on 154 000 ruutkilomeetrit. Muide, see on selle platvormi viimane ja suurim alles jäänud ladu selles piirkonnas. Tuletan meelde konteksti. 24. juulil ründasid Ukraina droonid juba 12 Wildbergisi sorteerimiskeskust samas Leningradi oblastis. Zavodi 18 000 ruutmeetri suurusel alal ja Šušarõ 106 000 ruutmeetri suurusel alal asuvad keskused. Wildbergisi logistilise infrastruktuuri ründamine algas 18. juulil. Tänaseks on selle ettevõtte rünnatud ladude kogupindala ulatunud 1,5 miljoni ruutmeetrini. Muide, nüüd võib juba ametlikult öelda. 2. augustil rünnati Wildbergisi ladu Samara oblastis. See on üks 5 ettevõtte suurimast logistikasõlmest Venemaal. See põles täielikult maha koos kogu kaubaga. Selle registreerisid lõpuks ka Venemaa võimud. Lisaks ründasid droonid Sõsrani naftatöötamistehast ja järjekordset Wildbergisi ladu Tveri lähedal. Aga sel ööl juhtus ka midagi esmakordselt. Esimest korda selle kampaania algusest ründasid Ukraina droonid mitte Wildbergisi ladu ega naftatöötlemistehast, vaid toidukaupade supermarketi keti jaotuskeskust. Jutt käib Lentast. See on üks riigi suurimaid kette, millel on üle 7000 poe ja mis kuulub miljardär Aleksei Mordashovi Sever Grupi kontrolli alla. Siin on oluline kohe aus kontekst paika panna, enne kui mingeid järeldusi teha. Venelased juba karjuvad täiest kõrist, et ukrainlased lõid toidulao pihta. Kuidas nii? See on terrorism ja nii edasi. Fikseerime selle ära. See pole sugugi esimene löök toiduvarudele. Logistika selles sõjas, aga nüüd on rollid vahetunud. Tuletan teile meelde viimast juhtumit. 3. augusti päeval, vahetult enne seda Ukraina lööki, andsid Vene väed löögi toiduainete ladudele Dnipros. See on otseses mõttes vähem kui ööpäev enne seda. Hävitati jäädise ladu, selle toodang läks üle kogu Ukraina. Enne seda ründasid pesemata venelased linnufarme, ründasid toidulausid ja nii edasi. See tähendab, et just metsistunud venelaste pool lõi esimesena tsiviiltoiduainete logistikat. Ja see lentavadu oli juba Ukraina vastus sellele ja paljudele sarnastele rünnakutele Ukraina tsiviiltaristu vastu. Kõik. Sõda on muutunud täielikult peegelpildiks ja venelased peavad ise kogema kõiki sõjavõlusid, mida Venemaa Ukrainasse tõi. Nüüd räägime kogu selle kampaania tagajärgedest Venemaa majandusele, sest need on juba süsteemsed. Alustame kütusest. Venemaal on kütusekriisi taustal hakanud 100 tanklat sulgema oma uksi. Ametlikult on töö lõpetanud 322 tanklat. See on 70 võrra rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil. Asi on selles, et Venemaal ei jätku bensiini kõigile tanklatele lihtsalt ära. Sellepärast otsustati seal lihtsalt tanklad kinni panna. Ei üritata rohkem bensiini toota. Nad ei suuda seda füüsiliselt teha. Naftatöötamistehased on hävitatud.
Nad lihtsalt hakkasid tanklaid sulgema. Ukraina kaugmaaraketi on sel aastal rivist välja viinud 26 naftatöötlemistehast. Ja Venemaa naftatöötlemine on langenud 2002 aasta tasemele. Ja tahan teile tuua veel ühe uudise, seekord Kasahstanist, mis jätkab ebameeldivate üllatuste pakkumist. Kasahstani kaubandusministri Arman Shakalijevi andmetel võetakse Kasahstanis peagi kasutusele 260 000 ruutmeetrit Wildberriesi ladusid. Venemaa välisministeerium on juba teatanud, et ei, mis te nüüd, see pole üldse seotud Ukraina rünnakutega. Väidetavalt on Ozoonis ja Wildberriesis juba registreeritud 100 000 Kasahstani tarnijaid. Seetõttu viiakse logistika ja laod lihtsalt Venemaalt üle Kasahstani. Samal ajal rendib Wildberries tänaseks Kasahstani vabariigis juba 46 000 ruutmeetrit laopinda ja on valmis hõivama kogu riigis olemasoleva vaba mahu. Noh, kasahhid. Olge ettevaatlikud, kui lasete oma koju metsistunud pesemata venelasi. Eraldi tasub vaadelda ka Ukraina relvajõudude lööke Mustal merel. Ukraina droonide rünnakud on juba raskendanud impordi tarnimist Hiinast Venemaale läbi Musta mere. Selgus, et kaupade laadimine Novorossijskis on nüüd äärmiselt keeruline. Ekspedierijad soovitavad otse seda marsruuti mitte kasutada. Drooni ja mehitamata paatide rünnakute tõttu on olukord, nagu öeldakse, ettearvamatu. Lihtsalt tuletan meelde, et ööl vastu 1. augustit uppus meredroonide rünnaku tõttu 130 miili kaugusel Novorossijskist laev Janina, mis kuulus ettevõttele Fesko. Vene teraville eksportijate ja tootjate liidu hinnangul on rünnakute tõttu Aasovi Musta mere piirkonnas tähelepanu. Venemaa võib sel hooajal jätta eksportimata koguni 30–35 miljonit tonni nisu. Kui ka analüütikud prognoosisid kogu ekspordiks ligikaudu 40–45 miljonit tonni. See tähendab, et suuremat osa sellest ei suudeta nüüd sealt välja vedada. Noh, rõõmustati liiga vara, kui venelased naersid Odessa sadamate üle. Noh, teeme selle saate kokkuvõtte, nagu öeldakse, maal. Venemaa valmistab ette elavjõule väga kulukaid pealetunge Ukraina relvajõudude kindlustatud Donetski kindluste vööndile, korrates juba kahjuks kontrollitud õhutõkestuse taktikat logistika blokeerimiseks enne tormijooksu. Kuid selle eest maksab ta juba 3. kuud järjest rekordiliste lihalaine rünnakutega, saavutades samal ajal väga väikest edenemist. Aga samal ajal Venemaa Föderatsiooni sügavas tagalas kukuvad lennukid alla Venemaa Föderatsiooni sügavas tagalas samal ajal. Kütusekriis sadade suletud tanklate ja naftatöötlemise kokkuvarisemisega, toiduaine ja merelogistika kaotus ning sunnitud ladude üleviimine juba naaberriiki Kasahstani. Mis saab edasi? Kui sõjauuringute instituutil on õigus Pokrovskis stsenaariumi kordumise osas, võib pealetung Stovjanskile ja Kramatorskile juba lähinädalatel aktiveeruda. Kuid Ukraina löögid logistika pihta raskendavad samal ajal ka Venemaa enda selle pealetungi varustamist. Nagu löögid logistika pihta, löögid sildadele, millest räägib sõjauuringute instituut, on samuti osa sellest samast transpordisüsteemist, mida ründavad Ukraina droonid. Teine stsenaarium, majandussurve kasvab kiiremini kui Venemaa sõjalised edusammud, mis võib sundida Kremlit läbirääkimistel paindlikumale positsioonile. Kuigi seni, sama Bloombergi andmetel, Vladimir Putin hoopis karmistab oma nõudmisi. Nii et sõda on sisuliselt muutunud selgeks võidujooksuks ajaga, kes esimesena kurnab vastase. Ja seni saab Ukraina sellega üsna edukalt hakkama. Siia panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle osa alla. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda tehes annetuse mõne lingi või rekvisiitide kaudu, mis on selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!